kallid kaitseliitlased, naiskodukaitsjad, kolleegid, sõbrad, kaasvõitlejad. Oleme valmis teid saali vastu võtma. Enne, kui te saali tulete, olge hea, võtke endale üks klaas meelepärast jooki. Saalis on osadel broneeritud lauad. Olge hea, leidke endale see broneeritud laud, kes selle ka broneeris. Tere õhtust, head kaitseliitlased, naiskodukaitsjad, noored ja noortejuhid, koostööpartnerid ja sõbrad. On hea meel teid tervitada, et üheskoos tähistada Kaitseliidu 107. ja Naiskodukaitse Jõgeva ringkonna 33. aastapäeva. Nüüd aga palume aastapäevakõneks teie ette malevapealiku kapten Kaur Käemer. Head kaitseliitlased, naiskodukaitsjad, noorkotkad, kodutütred, kallid kaasvõitlejad ja külalised. Käesolev aasta on näidanud, kui kiiresti olukorrad võivad muutuda ja kui reaalseks saavad ohud meie enda piirkonnas. Väikeriigi tõeline jõud peitub ühtsuses, teadmistes ja valmisolekus oma maad kaitsta ning agressor tagasi lüüa. Maleva tegevteenistujad ja töötajad panustavad iga päev üha rohkem energiat ja aega, et meie väljaõppe ja väljaõppe tingimused muutuksid paremaks. Malev on koht, kuhu iga vabatahtlik võib tulla oma ideedega, jagada ettepanekuid ja panustada kogukonna heaks. Täna tähistame Kaitseliidu aastapäeva. See ei ole ainult organisatsiooni sünnipäev, vaid tunnustus kõigile teile vabatahtlikele, kes te annate oma aja ja energia Eesti kaitseks. Aitäh teile, kaitseliitlased! Teie pühendumus ja vastutus teevad meist maleva, mille üle võib uhke olla. Aitäh naiskodukaitsjatele! Teie teadmised, organiseerimisvõime ja kogukonna hoidlik tegevus tugevdavad meie malevat igal tasandil ning teie panus õppustel on märkimisväärne. Aitäh noorkotkastele ja kodutütardele. Teie olete meie tulevik ja meie lootus. Aitäh tegevteenistujatele ja töötajatele. Teie professionaalsus hoiab meie maleva liikumises. Head kaasvõitlejad, meie ülesanne on lihtne, aga suur. Olla valmis. Elagu Kaitseliit, elagu Jõgeva malev, elagu vaba Eesti. Head naiskodukaitsjad, austatud külalised, sõbrad ja toetajad. Mul on suur rõõm ja au tervitada teid kõiki täna siin meie ringkonna aastapäeval. Aeg on lihtsalt selline, kuuleme tihti.
Aga milline see aeg siis on? Suur ja ettearvamatu idanaaber on meil kõrval olnud kogu aeg. Rahvast mitte mõistvad poliitikud, neid on ka alati leidunud. Raha ja aega vähe ning halb ilm on samuti tihti teemaks olnud. Aeg aga on selline, nagu me ta ise loome. Aitäh, et te olete olemas olnud. Tihti isegi teadmata, et olete kellelegi teejuht, suunanäitaja või lihtsalt vaikne jõuallikas. Ja ma soovin, et ka tuleval aastal oleks meil veelgi enam võimalusi arenemiseks, uuteks väljakutseteks ja ühiseks tegutsemiseks. Sest Naiskodukaitse ei ole ainult organisatsioon. See on ellusuhtumine, see on valik, see on valmidus astuda samm ettepoole, kui olukord seda nõuab. Tänane päev on tunnustus kõigile, kes on panustanud oma aega ja oskusi. Meie aeg ei ole kerge, aga ta on meie aeg. Ja just meie otsustame, kuidas me seda aega kasutame. Head naised, aitäh teile, et te olete osa sellest loost. Aitäh teie ajale, teie edasiviivale jõule, teie panusele. Ja aitäh, et teete meie aja just selliseks, nagu ta on. Hoolivaks, tugevaks ja inimlikuks. Elagu meie ringkond, elagu Naiskodukaitse, elagu Eesti.